Miks me üldse peaksime siis kanepit kasvatama? Või miks me seda kasvatame? Et üks viimasel aja olulisemaid tegurid on see, et kanep on päris kliimasõbralik taim. Nii et selles mõttes, kui me vaatame kanepit kui sellist, siis suurimad süsiniku sidujad ei ole. Et kanepi kasvukiirus on väga suur, ta on väga kiire kasvuga ja mida kiirema kasvuga taim on, seda kiiremini ta omandab, siis salvestab CO2 endasse ja annab selle mullale siis süsinikuna tagasi. Kahtlemata võiks väita ka seda, et kanep oma omadustelt, üks asi on see, mis asi on see seeme üleval, teine asi on siis, mis on see vars. Et vars koosneb siis kiust ja luust ja mõlemad eraldiseisvad materjali, siis nii kiud kui luud kasutatakse siis plasti asendusel ja väga palju ka ehitusmaterjalides. Me ise oleme kanepit pigem kasvatanud sellise algul alternatiivkultuurina, mis toob siis esile selle, et vähendab meie kemikaalikulu oluliselt. Nimelt siiamaani ei ole me kanepi kasvatamisel kasutanud herbitsiide, fungitsiide, inseksiide, mis teeb temast tõenäolisemalt kõige keskkonnasõbralikuma taime külvikorras. Ja arvatavasti ka selle tõttu on keerulistel aastatel, kui on olnud põuased aastad, hästi kuivad ja kuumad, mis tulenebki siis kliima muutumisest. Kliima muutumine on meile endale hoovi peale jõudnud või ukse taha. Et selle tõttu tuleb validagi taime, mis sellele paremini vastu peavad ja millega me suudame siis oma tulubaasi ikkagi säilitada, sõltumata siis ilmastiku protsessidest, mis meid võivad tabada. Ja seetõttu kanep on osutunud kuivades ja kuumades ilmastikuoludest üheks vastupidavamaks taimeks. Ehk lühidalt võttes, kui niiskel ja jahedal aastal toimib väga hästi talinisu ja võib-olla ka taliraps ja kõik muud sellised kultuurid, põlduba, siis kanep on just nimelt see kultuur koos maisiga, mis toimib sellisel aastal, kui alternatiiv või tavakultuurid ei tööta. Ehk ta on põllumehel paketis üks riskiajutusi ja riskiajutus stabiilse tulu saamisel on väga oluline. Eks need, kes kanepit kasvatavad, teavad, et kui kanepi koristuseks läheb, mõningal määral on koristusega tehnilisi küsimusi kombaini seadistamisel, et see pikk kiud ei umistaks kombaini. Aga üks eelis on see, et sel ajal, kui kanepit koristatakse, on tavast ülejäänud kultuurid koristatud. Et meil on vaba ressurss piisavalt olemas selleks, et see kultuur täpselt õigel ajal koristada. Kindlasti kanep täidab oma osa külvikorras ka vahekultuurina ehk sellise kultuurina, mis katkestab kõikide tavapäraste kultuuride haiguste ahelad ja omakorda siis tõmbab sügavalt juurtega välja erinevaid toitainet, kaaliumit, fosforit ja tõmbab nad ülemistesse kihtidesse, kus siis nõrgema juurestikuga taimed on suutelised neid omastama. Heaks näiteks on sel aastal kasvanud suvinisu, mis sai külvatud kanepi järgselt ja mis andis väga hea saagi, võrreldava saagi talinisu saagiga ehk natuke üle 6 tonni hektarilt kanep eelviljaks ja me oleme selle tulemusega väga rahul. Nii et pigem julgustakski põllumehi kasvatama ja vaatama rohkem kultuuride poole, mis võib-olla erinevadki tavalistest kasvatatavast kultuuridest, sest kuhu see maailm muutub, kliima muutub, turud muutuvad ja me peame nendele reageerima, et püsida vähemalt samasuguse tulutaseme juures ja suuta investeerida. Kanep oma saagikuselt kindlasti tonnide mõttes on hektarilt suht tagasihoidlik. Selle kompenseerib suhteliselt kõrge tonni hind ja seetõttu on seal huvitavad aspektid, et kuna kanepi saagikus on sõltuvalt siis maapinnast ja väetamisest umbes 0,8 kuni 1,5 tonni hektarilt, siis selle käive hektari kohta on päris korralik, küll aga tonnaaži on vähe. Ja kuna tonnaaži on vähe, siis
tekib oluliselt väiksem vajadus transpordimahule, oluliselt väiksem vajadus ka ladudele ja kuivatusmahule. See tähendab seda, et meil tegelikult sama hektari tulukuse juures on oluliselt vähem massi käidelda ja seetõttu see on üks aspekt veel, millega võib-olla enamik inimesi ei arvesta, pannes selle kanepi nagu kalkulatsioonidesse, et mahud on seotud transpordikuludega ja käitluskuludega ja see on väga oluline aspekt.